kotkad, mis toimub siis? Mitu erinevat asja jälle, et poisid on siin, Keiu on ka, lähme õue ja mis teeme? Püüame natuke sopi peal kala, ma ei tea, Keiu ja Risto vist tahavad ka kelgutada sealt mäest alla. Loom on siin, püsti praegu ootab oma rohtusid, et paneme rohud talle maksatüki sisse, et tema veel paraneb, ei ole taga veel päris hästi. Võtab, ei söö väga isukalt veel, tal on mingid teatud asjad, mis ta ainult süüa tahab praegu ja sööb käest. Ja mis siis veel tahtsin näidata, et täna meil on üks abimees ka, millega vaadata siis vee alla ja kas seal kala on ja mis seal on. Et meil on sükene asi, et võtame selle lahti, see on siis nii-öelda veealune kaamera ja vaatame, kas me näeme sellega midagi seal vee all liikumas. Et odav asi ta on Temust, aga kuna meil Temust on nii palju igasuguseid asju siin vahepeal masinaid tellitud, siin nüüd need press on siin, eks ole, millega siis särke, mütse, kruuse, kõike pressida ja igast kallid asju tellitud seal, siis vahepeal nad annavad seal nii-öelda kingituseks mingisuguseid asju kaasa ja siis saime selle nagu kingituseks valida omale lihtsalt ja hakkame mingi päev neid tegema. Siin jõudis kohale ka üks päev see printer, millega hakkab sublimatsioonipaberi peale tegema asju ja proovime oma esimesed särgid ja kruusid ja värgid ka ise valmis printida ja teha niimoodi, et ei pea siis kuskilt niimoodi vaheteenuse pakkujalt tellima, vaid ise, Anju Risto, et ise võtame toorikud, vaatame kuskilt ja paneme omad mingid disainid ja värgid peale. Aga okei, lähme siis õue, nööbime lahti selle kaamera ja vaatame, mis see näitab ja Rauno on juba seal õues, toimetab, teeb seal juba väikest kalapüüki ja vaatame, kas ta on juba midagi saanud ka. Ta nii 5 minutit tagasi juba läks sinna püüdma. Nii, Raunal siin juba võtab keegi. Ma teen kõrvalaugu ka lahti, saame kaamera alle lasta. No nii, ahven või? Mine näita kaamerasse ka kohe. Esma kala mul. See aasta esimene jää pealt kala või? No võt, ega midagi. Teen kõrvalaugu lahti ja kaamera ka sisse ja vaatame, mis meil siin. Jah, õnnestub peale saada. Ja vaatame, selline asi siis tuleb nii-öelda sinna põhja peale lasta ja siis on ka see display mul taskus, kohe paneme külge. Aga jah, kaamera siin, odav värk on, aga noh, ju ta midagi ikka näitab. Ütleme nii, et pilt on parem kui, ükskõik mis resolutsiooniga ta on pilt parem kui Kajaloodil. Ja niimoodi kõlgutame ta, laseme põhja ja ühesõnaga ma ühendan ta ära ja siis vaatame. Ja siin oli vist oli 15 või 20 metra. Ma ei mäleta palju seda juhet kaasas. Ja juba kalad ujuvad all on näha, ma ei tea, kas see kaamera võtab. Kus mu tirk on? Ma ei tea, oota, ma keeran. Ma ei näe su tirku, äkki mul on natuke viltu see. Aga kala on, ta liiguta tirku. Lase põhja peale korraks. Ma ei tea, siin ei jää vist hästi näha, peegeldab, aga põhimõtteliselt on kala juba näha. Ma ei saa, sellel ei ole endal seda salvestusasja sees. Aga ma ei näe praegu. Ma pean keerama nüüd Rauno tirgu poole selle. Ta läks mul võib-olla valesse suunda. Vari jääb ka, ma ei tea, kuidas seda varju ära, näed, ujub seal. Kuidas seda varju ära võtta nüüd. Me peame kuidagi saama nii, et paremat pilti näha. Tal ei ole jah endal sees seda salvestusvärki lihtsalt, aga muidu näitab ju jumala hästi, näed. Mina ei tea, kui hästi näha jääb, aga näed, seal jälle kala liigub ja väga hea pilt on. Me vist on Rauno tirgust natukene liiga kaugel see kaamera, et me ei näe Rauno tirku, siin on muidugi hägune ka. Aga noh, näed, kala on jumala ilusti näha, tuleb vaatama seda sinna. Vaata. Et ses mõttes ma arvan, ta on veitsa sogane vesi, et sööb midagi põhjas seal. Et kui oleks augu natukene lähemale teinud, ma arvan, oleks näinud seda. Võib-olla lanti näeb paremini, see tirk on nii pisike, see hägune. Et Risto ja Keiu siin kelgutavad. Ja meie Raunoga siis hakkame püüdma, aga vaatame kohe
need nurud tundusid siin all, et need tuleb kätte saada, et siis saab undasi juurde, et meil on praegu 3 unda sees, aga hetkel ei ole vist toimunud midagi, me peame vaatama, kontrollima need üle. Need on kinni jäetud ka kindlasti. Nii, need panime samast august. Nüüd see raunatirk tõsta vaikselt, hästi vaikselt lase, näed. Raunatirk on siin ja lase natuke allapoole. Vaatame, kas tuleb keegi siit nüüd niimoodi. Meil on nüüd hästi kaamera juures see tirk. Seda on üliraske, see kaamera. Ta on liiga täpselt ees, me peame natukene kaugemal olema. No nii, Rauno teeb nüüd päris seda püüki, ma ei tea, kas see on näha siit. Jah, siit on näha, see tirk hüppab siin nurgas. Seda tuleks teha pimedas telgis, et taevavalgus ei peegelda. Siis on üli hästi näha niimoodi telgis, aga see kirp on seal. Ja kaamera poole, proovi otsa poole, kaamera poole panna, keskele poole, vaata kus poole see. No ühesõnaga, me mõtleme välja, kuidas me pildi paremini saame. Et teine kord, ma arvan, et me peame mingi telgi sees püüdma. Siis on ekraani pealt hästi näha, et tal sisemist seda salvestusasja ei ole. No nii odav värk, me võtsime kõige, mis me saime võtta selle kingituseks, siis seal oli teatud väärtuses, mis kingituseks sai võtta. Aga selge, teeme veel kõrvalaugud ka puhtaks, ühesõnaga proovime nüüd kätte saada midagi veel elus söötasid sisse, et meil on siin mingid unnad olemas. Aga need tuleb kontrollida üle. Kas siin nüüd on midagi öössega tulnud külge või hommikuga? Risto toob kangi. Siin on küljes. Risto, too kang, siin on küljes. Kurat, löö ümbert lahti. Ära nööri lõhu. Oota. Läks ära või? Tõmbas kõvasti, aga nagu ära nööri löö puruks. Tõmbas kõvasti, aga võta ise nöörist kinni. Tõmba. Tõmba. Tunned? Ei. On või? On. Oota. Ääre taha kinni tõmba ja augu ääre taha. Tule kaamerast ära. Tuli lahti või? Just tuli, kui ma just tundsin. Ei, no ma tundsin ka. Ma oleks pidanud kohe selles mõttes kangiga ennem lahti lööma ja siis tõmbama. Nagu välja, aga ega midagi. Lähme proovime ja vaatame teised ka üle. On kaamerast näha ka midagi? No ei ole, ma arvan. Vaatame selle pimeda värgi tegema. Yeah. Nüüd. Ja kas nüüd oli võttu näha kaamera pealt? Vist. Ma teen selle pulli ära järgmiseks korraks. Meil ei ole praegu vist aega midagi pimedat ehitada. Et saame vaadata, kuidas võtab ekraani pealt. On üli hästi näha, oma silmaga on üli hästi näha. Põhimõtteliselt peab noogutit jälgimagi. Vaatad lihtsalt, kuidas võtab suhu ja täpselt õigel hetkel saad tõmmata. Nii, elus sööd sisse jälle ja Rauno võtab siin, paneb saiakuuliga edasi, sest saiakuuli võttis praegu paremini. Nad on nii pisikesed, nad ei saa seda tõuku suhu. Ma panin üli väikse saiakuuli, noh. See on raisk väärt värk. No nii, nägid? Kuidas nägid siis? Nägidki, millal võttis ja siis tõmbasid või? Noh, üli hea abimees ju. Ma panen kohe ikka, proovin niimoodi filmida saada seda, et me näeme ka seda ekraani paremini. Ma tõin alla just selle teki, et panen teki pea kohale. Näeb ekraani pealt paremini vaadata. Kes on üle see väike nurg? Ja väike nurg oli siin, aga keegi nüüd tõmbas selle väikse nurgu. Aga ei keri maha või? Ootame. Äkki keris juba jäi rohu vahele passima, vahest teevad ka nii. No, ühesõnaga nii kaua ta sellega paigal ei seisaks, kas endal suus või tõmmas ära lihtsalt, et teeme järsku. Ei. Jah, tõmmas lihtsalt lahti keegi. Aga ei jäänud otsa. Turvad ka võivad siin lollitada, paneme tagasi. Ei ole midagi teha. Võib-olla võtab kohe uuesti, passib siin augu all. Ka ei tea, nii. Vaata, ma tõmmasin liiga üles. Ja vaatame. Mis saab. Aga ühesõnaga nüüd on siuke teema, et ma panen teki pea peale, vaatame, katsume selle paremat pilti saada. Järgmine kord kuskilt telgist püüab, siis on näha neid kalasi paremini, kus taevavalgus ei paista. Nüüd peaks pilt paremini näha olema.
Rauno läheb jõnksutab kohe. Rauno praegu ekraani ei näe. Mina näen, hetkel kedagi ümber ei ole. Üks tuleb kaugelt. Mitu tükki tulevad, nii. Tuleb vaatama. Nokib. Oli näha ülevalt ka, et nokib või? ei, nokib. Tõmba! Said või? Tuli ära. No nii, uuesti alla. Mul ei ole enam saia. Aga ülihästi näha, vaadake kui kasulik aparaat tegelikult. Sa lihtsalt näed siit ära, millal tõmmata reaalselt, mitte niimoodi, et pead noogutit jälgima ja niimoodi tegelikult ju saad vaadata. Järgmine kord ma lähen lämmile ka sellega. Ma lihtsalt reaalselt vaatangi, kas on kala all või ei ole. Ennem ei hakka midagi seal tegemagi. Ja see näitab ju palju paremini ära kala kui mingisugune kajalood. Ja on ikka kordades odavam kui kajalood. Vaja paned akupanga taha ja laed ja teda vahepeale 4 ampertundi on see aku ja nii, Rauno laseb jälle sööda alla, kala on all olemas. Oleks hästi selge vesi, oleks ülihästi näha seda pilti veel siin. Keegi eemalt passib. Kaamerale tõenäoliselt ei näe, mina ekraani pealt näen. Nii, tuleb keegi ligemale. Nii, vaatame, kas teeb midagi. Ujub mööda, aga tulevad teised. Nüüd tuleb suurem kamp. Liiguta. Nii. See ei tundnud huvi, tuleb järgmine. Läheb mööda. Nii, üks läheb ligemale. Nii, ole valmis. Läheb nuusutama. Tõmba. Ei. Kurat, tundus, et võttis suhu, tegelikult võttis mööda vist. Tulevad uued tüübid nuusutama sinna. Vajab pimedamat tekki peale järgmine kord. Siis on teil midagi oodata. Ei. Vaata, kui sellel ajal seisa, läheb nuusutama. Ei, kurat. See nagu rallisõitna. Tiimid. Nii, et ta seisma tuleb. Ikka läks mööda. Järgmine tuli võtma. Ai. Oi. Nii, passivad seal. Hoia. Nad ei taha võtta enam. Neid on siin, aga nad ei taha võtta. No ega midagi, ma arvan, et ma järgmine kord teen spetsiaalse ettevalmistuse. Tulid peoga nügima seda kaamerat praegu. Et ma teen järgmine kord parema ettevalmistuse, täiesti pimedas ja sätin, nagu Rauno saab nüüd püüda edasi nii, et ta näeb ise pilti. Et täiesti pimedas ja nagu, et see päevavalgus ei sega, siis ma saan teile ka hea pildi edastada nii-öelda siit ekraanilt. Ja siis näete, aga mul ei ole praegu nüüd seda jäätelki enam. See oli ju nii katkine, ma selle vana viskasin minema, aga ma leiutan midagi muud välja, et võtan ühe näiteks selle Timmu telgi, see, mis oli üks meil see loomatelk, see kollane, sest et ma kardan, et loom enam meiega telkima ei tule, teen sellest jäätelgi, et teen põhja augu. Panen selle siia püsti ja viskan sinna peale veel mingi tumendava mingi materjali või teki või asja, sest et see on niisugune kollane läbipaistev ja siis seal sees on hea soe istuda, väike pits viina võtta, hapukurgid kõrvale, nii nagu me siin eelmine talv tegime ja siis toimetada seal sees ja filmida teile seda, kuidas kala all ujub ja võtab ja kindlasti tahaks mingi selgema veekogu peale minna veel selle kaameraga, kus on nagu reaalselt väga-väga kaugele ja hästi näha, sest meil on siin hoopis ikka suht siuke vee läbipaistvus ei ole kõige parem praegu siin, et vot nii, aga väga hea aparaat. Noh, me püüame edasi, vaatame, näitame, kui midagi jälle toimub vahepeal. No mingit asja on, et ma panen ise siia kõrvalauku ka oma tirgu sisse, me peame siit midagi kätte saama, võib-olla ma toon ühte alternatiivset sööta veel. Meil valget aega on, ma proovime, sest et seda tõuku see pisikene suhu ei saanud praegu, suuremat kala all ei ole.
ja on vaja mingit väikest asja konksu külge. Seda saiakuuli ta võttis siin nagu natukene, aga vähe. Ma teen ühe teise sööda siia otsa ja vaatame. Nii, käisin toas kohvi joomas ja seda displeid natukene soojendamas ja selle aega on lipp püsti läinud siin, et miskit toimub. Ja sellega ongi see hea asi, et kaamera on ikka siin all ju veel. Sellega pole midagi, paneme plõksti aga kinni ja see läheb ju nii pisikseks kokku. Et see käib ju niimoodi. See on nagu mobiiltaskus. Teed ops lahti, tõmbad küljed ülesse ja ongi koos. Ops, kinni, taskusse sooja laadima akupangaga. Aga nüüd vaatame, mis unna küljes on. Ja siis jah, pärast paneme siia juhtme külge ta tagasi ja püüame edasi. Et Raunol hakkas külm, sellepärast läksime tuppa siin kohvi jooma vahepeal. Aga nüüd tuleme tagasi, ta vist tuleb ka kohe. Vaatame, mis siin selle unna küljes on. Ma olen nii elevil sellest veealusest kaamerast, et täitsa lõpp. No, minu arust jumala äge asi. Aga vaatame seda. Nii. Ei ole midagi. Jällegi istud tagurpidi lihtsalt. Huvitav, kes see siin kaabib neid? Kes see tõmbab seda? Kes see tõmbab seda siin? Mingi väike aug jälle või? Siin oli eelmine aasta sama teema. Aga noh, paneme tagasi ja püüame elussööt edasi. Ma tundsin. Tõmbas suust välja. Tahad mängida ka? Tule, istu. Nii, Rauno mängib siin jälle meie uue mänguasjaga. See on nagu ülipõnev. See on sport, ma ütlen. No. Vaata, läheb võtma. See on turb või? Ei, on ju? Oligi turb, jah. Tuligi välja, jah. Noh, nägid. Wow, jess. Jess. Oi, kurat, see on nii hea mänguasi. See on nii hea mänguasi. Vot see, pane und sisse kohe omale. Oi. See on nii, et see on ülihea mänguasi. See on lihtsalt ülihea mänguasi. Vau, lihtsalt näed ära reaalselt, kuidas võtab suhu. Nii äge. Oo, ahven. Ilmi peale saada ruttu. Nii, ahven on all. Oi, läks ära. Ei saanud pilli. Jõnks, et ta uuesti äkki tuleb tagasi. Ilus ahven oli, ma ei tea, jäänud vist näha. Ei olnud, see oli väike. Ei no hea, ma ütlen ilus oli ta. Et see võtta on täna kehva, aga kala on paksult all. Aga vähemalt näed ära, kas kala on või ei ole. Juba sellepärast on see instrument ju hea. Ja mis me siin veel Raunaga mõtlesime, on see, et teda ei pea ju niimoodi laskma alla, et ta horisontaalselt filmib. Võib ju panna niimoodi, et see kaamera, no mis asi see nüüd on, objektiiv alla suunas, siis ta töötab ju nii nagu see kajalood ju. Ja 130 kraadi vist oli sellel see vaatenurk, noh. Et kui seal põhjas on mingid ahvenad või midagi, kus iganes lämmi peal, ma järgmine kord proovin, siis tasakesi hakkad ülevalt alla suunas laskma, näed ära, kas mingi tegevus on seal põhjas või ei ole. Teine asi, sellel on veel see öönägemisseade ka ju. Ja praegu testisime, aga noh, see praegu on nii valge, et pole vaja. Ta näitab nii-öelda selle, jah, öönägemisvalgusega ka, infrapunavalgusega ka saab vaadata, mis toimub. Jah, et väga äge värk, aga ma arvan, et selleks videoks selle materjali küll, et ma hakkan seda testima, hakkab tulema päris palju selle jah, kaamera pilti siis, kui kalal olen. Ja saame häid kaadreid, näe siin jälle mingid tegelased juba kassivad siin kaamera ees, eks ole. Näed, praegu kohe juba enam seda taevavalgust nii palju ei peegelda peale, ilusti on näha, sellepärast et hakkab hämaramaks minema meil siin, aga siin all ka pilt ei ole üldse kehva veel. Et jah, nad passivad siin kõik kogu aeg, aga praegu ei võta. Näe, vahib.
vahib kaamerasse täpselt. Aga noh, kihvt värk. Ühesõnaga, Untertatsa praegu rohkem pole midagi tulnud. Video läheb täna ülesse, kui selleks hetkeks, kui mul video töödeldud on, see, mis praegu vaatate, ei ole ühtegi unda tagurpidi läinud, siis see on video lõpp. Et kerige magama ära kratid ja näeme järgmises.